tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks võivad inimesed, keda internetis jälgime, meie mõtlemist mõjutada. Täna vaatame üht tunnet, mida peaaegu kõik on vähemalt korra kogenud. Miks tekib vahel tunne, et kõik teised teevad midagi põnevat, aga sina jääd sellest ilma? Kujuta ette, et oled õhtul kodus. Avad telefoni. Näed, et sõbrad on koos väljas. Keegi on kontserdil, keegi reisib ja keegi tähistab sünnipäeva. Ja kuigi sul oli veel 5 minutit tagasi täiesti hea olla, tunned järsku, et oled millestki ilma jäänud. Aga miks see nii on? Seda tunnet nimetatakse FOMOks. See tuleb ingliskeelsetest sõnadest fear of missing out. Lihtsamalt öeldes tähendab see hirmu, et teised kogevad midagi väärtuslikku, millest sina jääd ilma. See ei ole haigus ega märk sellest, et sinuga oleks midagi valesti. See on täiesti inimlik tunne. Aga miks see üldse tekib? Sest inimene on läbi ajaloo elanud koos teiste inimestega. Gruppi kuulumine on aidanud meil ellu jääda. Kui jäid grupist kõrvale, võisid ilma jääda olulisest infost, abist või turvalisusest. Meie aju kannab seda vana mehhanismi endiselt endas. Sellepärast märkame ka täna väga kiiresti, kui tundub, et teised teevad midagi ilma meieta. Tänapäeval teeb sotsiaalmeedia selle tunde lihtsalt palju tugevamaks. Varem teadsid peamiselt seda, mida nägid enda ümber. Nüüd näed ühe õhtuga 10 või 100 inimeste tegemisi. Ja meie ajul võib jääda mulje, et kõik teised elavad pidevalt põnevamat elu, kuigi tegelikult näeme vaid väikest osa nende päevast. FOMO ei tähenda ainult seda, et kardame mõnest peost ilma jääda. See võib tekkida ka siis, kui näeme, et keegi sai uue töö, lõpetas kooli, alustas ettevõttega, õppis uue oskuse või lihtsalt tundub kogu aeg õnnelik. Vahel ei kardagi me ilma jääda sündmustest, me kardame jääda maha. Ja mida rohkem selliseid hetki me näeme, seda lihtsam on hakata tundma, et peaksime kogu aeg rohkem tegema, rohkem saavutama, rohkem kogema. Aga tegelikult ei ole võimalik igal pool kohal olla. Iga jah ühele asjale tähendab paratamatult ei millelegi teisele. Kõigepealt peatu korraks, kui tekib tunne, et jääd millestki ilma. Küsi endalt, kas ma jäin millestki päriselt ilma või nägin ma lihtsalt kellegi teise hetke? Need ei ole üks ja sama asi. Teiseks, ära lase ühel hetkel jätta muljet tervest elust. Sotsiaalmeedias näed tavaliselt mõneminutilisi killukesi kellegi päevast. Sina aga võrdled seda oma terve päevaga. Kui seda endale teadlikult meelde tuletad, on lihtsam olukorda realistlikumalt näha. Ja kolmandaks, kõikidele võimalustele ei saagi jah öelda. Iga kord, kui valid ühe asja, loobud paratamatult millestki muust. See ei tähenda, et tegid vale valiku. See tähendab lihtsalt, et valikute tegemine on normaalne osa elust. Kui märkad, et FOMO tekib sul sageli just sotsiaalmeediat kasutades, tasub mõelda ka sellele, millal ja kuidas sa seda kasutad. Vahel piisab sellest, kui paned telefoni käest ja keskendud sellele, mida ise parasjagu teed. Sageli kaob tunne sama kiiresti, kui see tekkis. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. FOMO ei teki sellepärast, et sinuga oleks midagi valesti. See tekib sellepärast, et meie aju tahab kuuluda teiste hulka. Aga see, et sina millestki ilma jääd, ei tähenda, et sinu elu oleks vähem väärtuslik. Järgmises videos räägime ühest teisest huvitavast nähtusest. Miks jääb üks negatiivne kommentaar sageli palju paremini meelde kui 10 positiivset? Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleemi üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.